No mis siin rääkida, see on nii hea, kallis Els, et sa oled täna õhtul siin ja näed oivaline välja. Kas niisugune sireli lilla on see moevärv? Vaevalt, et ta moevärv on, aga esineja, tal on omad teed, ma ütleksin. Kuule, me oleme sinuga vanad tuttavad, ma tahtsin su käest küsida ühte asja, et ütle palun, kui vana sa õieti oled, sest mina mäletan seda lõiku, näiteks mina olin minu arvates niisugune pioneer, kui see oli niisugune löök ja menulaul. Ei, ära erutu, ma ei erutu. Ma teen nalja. Ma tahan sulle uhke asja öelda. Ma olen esimese Eesti Vabariigi kodanik. Tõsi, jah? Els, on see, sa teed nalja või räägid tõsiselt? Täiesti tõsine jutt. No igatahes välja näed sa, kallis kolossaalne. Ütle mulle, kuidas see sul õnnestub, mis elu sa elad, et sa nii amoraalselt hea välja näed? Esimese Eesti Vabariigi kodaniku kohta. Tähendab, ma elan igat moodi, nii nagu kõik meie inimesed praegu. Vahel olen maruvihane ja vahel on suisa hea meel ja siis nii nagu kõik, täpselt samamoodi, ei paremini ega halvemini. Ütle mulle, milles sa elad? Elad sa ikka laulmisest, käid sa kusagil välismaal lokaalides laulmas? Ei, praegu ei käi. Juba pikemat aega ma siin sidusin ennast etendusega niisuguse ilusa luule ja laulukavaga. Tiia Krisa ja mina teeme siis. See on niisugune kahe kena keskealise daami vestlus õhtul küünlavalgel. Ja nad on ise nii rahul ja nii õnnelikud, laulavad ja ei ole üldsegi kurvad. Kuule, sa näed nii fantastiline välja, aga ma tahaksin siiski su käest küsida, et kui täna õhtul teha niisugust väikest kokkuvõtet sinu senisest elust. Ütle mulle, oled sa sellega rahul, mida sa lauljana nende aastate, sa paned tähelega delikaatselt, ma ütlen aastate, mitte aastakümnete jooksul teinud oled? Olen ja ei ole ka. Sellel ei ole niisama. Üheselt vastust ei ole võimalik anda. Kallis Els, no see, mida sa lauljana teinud oled, see on üldiselt enam-vähem teada. Kuigi sa oled minu arvates, ja ma olen sulle seda ka varem öelnud, et sa oled liiga tagasihoidlik, sa oled liiga vähe murdja, sa oleksid võinud palju rohkem igasugust plaate ja kassette välja anda ja me võiksime sinust palju rohkem teada, kui me tegelikult teame. Aga ma küsin hoopis teist asja, ütle, kas sa oma isiklikus elus oled õnne leidnud? Sul on ka selles suhtes otsiv vaim, ma iman. Tähendab, ma ei tea, mida õnneks nimetada. Mina tunnen, et ma olen praegu õnnelik. Võib-olla õnnelik on kui varem. Tähendab õnnelik koos minuga siin või? Jaa, ma olen ka siin õnnelik. Aga tähendab, sa küsid meeste kohta või? No ei, ma ei tea. Mul ei ole kedagi kodus, kes mul susse lohistab. Kes sul kodus on? Suur koer, kes mind kaitseb ja hoiab. On hea sõber? On küll, aga vahel teeb viha ka. Miks ta viha teeb? Jookseb ära näiteks. Ja siis sina ajad teda tagamööda linna? Umbes nii. Sellest ka hea sportlik vorm. Aitäh sulle, kallis Els, selle lühikese, kuid ma ütleksin väga meeldiva jutuajamise eest. Ma tahan väga loota, et järgnev aasta toob sinult meile mõne kasseti või mõne plaadi, et me sind sagedamini näeme ja et me kuuleme sinust sagedamini. Aga samas tahan ma väga loota seda, et sa oma sarmi mitte kunagi ei kaotaks. See on see asi, milles ära aastad ei vii. Aitäh sulle ja head vana aasta lõppu, ole tänatud, et tulid. Tänan. Ja see on alati erakordselt meeldiv. Els hakkab kohe laulma ja mina räägin senikaua, kuni ta nii-öelda kohale jõuab. See on alati erakordselt meeldiv kohtuda selliste inimestega, kelle te olemasolus võid sa alati kindel olla, nii nagu täna õhtul oli meil siin rõõm kohtuda oivalise Els Hilmaga. Cause I
today.